helistan talle sageli ja me kohtume regulaarselt. Ja milline ta on? No selline suur ja väga paljudel aladel andekas. Alati innustab eksperimenteerima ja tegutsema. Ohoho, ja mis on tema nimi? Teppo. Minu kaupluslaos Teppo on kõik kodule, aiale ja remondiks ning madalad hinnad iga päev. Hei, Jalmar Vavarna siin. Kutsun sind Kappa festivalile, mis toimub juba 21. augustil Kohilas. Üles astuvad Travel Attack, Lennart, Mari Jürjens, Aivar Experiment ja paljud teised. Festivali päeva veab näitleja Kait Kai. Piletid on müügil Ticketeris. Vaata lisa kappafestival.ee. Suur suve lõpumüük Hansapost e-poes. 1000 tooted kuni -80%. Kiirusta hansapost.ee. Alati lihtsam ost. 80ndate diskostaar Ottavan juba sel reedel Kuremaal Küüslaugu festivalil. Erinevaid tegevusi kogu perele. Kohal on ka Anu Välba, Kaute Kivistik, Koit Toome, Heino Siljamaa ning ansambel Vana Kallim. Vaata lisaks küüslaugufestival.ee. Kell on nüüd veerand 9, täpselt 2 nädala pärast on 1. september. On jah. Eks? See tähendab seda, et kooliaasta algab ja eks palju on küsimusi kooliaasta alguse eel. Kuidas see kooliaasta algab ajal, kui me oleme 2 aastat põhimõtteliselt olnud ikkagi suurema osa ajast distantsõppel. Õpilased on olnud, õpetajad on pidanud sellega kohanema, koolid on pidanud sellega kohanema. Siis nüüd on ikka antud ju see sõnum valitsuse poolt, et nui 4 me ikka püüame seda kontaktõpet nii palju kui võimalik vähemalt tagada koolides. Kas koolid ka selleks valmis on või kuidas üldse koolid valmistuvad? Meil on stuudios Kose gümnaasiumi direktor Martin Vedar, tere hommikust! Tere hommikust kõigile! Vaim on valmis uueks õppeaastaks? Vaim on juba kevadest valmis olnud, et selles suhtes ootan rõõmuga kooli algust. Mis need kõige pakilisemad ja praktilisemad küsimused praegu direktori laual on, mis puudutab just nimelt siis seda koroonavaadet uuele õppeaastale? No ütleme, mind teeb murelikuks natukene selline COVID-numbrite tõus tervikuna Eestis, et me vaatame iga nädal, kuidas numbrid järjest suuremaks lähevad ja eeldatavasti võib see tõus olla märgatav, kui koolid nüüd avanevad. Ehk varasemad kooliaastad on seda näidanud. Ja nüüd peab vaatama ja tagama selle, et meie kool ja üldse haridusmaastik saaks ilusti hakkama, et meil ei toimuks suure leviku koldeid ja et õpilased ja õpetajad saaksid turvaliselt tõepoolest kontaktõppes olla. No üks oluline aspekt või muutus võrreldes varasemaga ongi see, et meil on nüüd tegelikult ikkagi väga suur osa inimesi vaktsineeritud. Mööndustega väga suur osa, võiks olla alati parem olla. Aga siiski me läheme vaktsineeritutega uuele õppeaastale vastu. Ja see annabki teatud kindlustunde ja lootuse, et meil lähevad asjad hästi. Kui ma vaatan praegu see vaktsineerimiskaart üle Eesti, siis ma näen, et Tartus on saadud kõige paremini sellega hakkama. Jaa, kas nemad vist teadsid eile, et neil on tervest Tartu elanikkonnast 70% vaktsineeritud? Ja kui me vaatame nüüd kooliealist, keda tohib vaktsineerida, siis neil on juba peaaegu 60% õpilastest vaktsineeritud ja Harjumaa siia juurde tuua siis vanusegrupis 12 kuni 17 eluaastat on 42,6%. Ütleme, Tartu ja Harjumaa veavadki seda praegu, Hiiumaa ka. Aga siin on vaktsineerimine on see suur muidugi pluss, et inimesed on vaktsineeritud. Samas me teame ka, et vaktsineeritud inimesed võivad ilma sümptomiteta olla ikkagi kandjad. Et kuidas nüüd sellele koolis läheneda, et ega ju ikkagi iga päev kõiki testima ei saa hakata? Tõsi ta on, et seda võimekust meil ei ole, et iga päev kõiki testida. Me pöörame testimisel tähelepanu nendele, kes ei ole vaktsineeritud. Ehk see eeldabki koolidel avatud ja ausat vahetud tagasisidet suhtlemist. Me peame suutma luua sellise keskkonna, kus me ei tekita sallimatust nendele, kes ei ole vaktsineeritud või kes peavad maski kandma. Kujutage ette, kui meil on 50 õpilast, kellest 3 peavad maski kandma, ütleme, et ta võib tekitada selliseid ebameeldivaid momente nendel, kes siis
on vaktsineerimata, aga seda kindlasti ei tohi koolidel lasta juhtuda. Ehk kõik peab tekkima usaldusel ja sellisel sallival keskkonnal. Kui arusaadav on see juhis, mis on tulnud nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumi poole pealt, et igal juhul säilitada kontaktõpe? Kõige tagumine võimalus on see? Ma arvan, et see on mõistlik. Ma vaatasin ja loomulikult kõik koolid tutvuvad ka juhistega ja kindlasti ei ole mina see inimene, kelle suust kriitikat tuleb, et kuna haridusminister on meie kooli vilistane, siis on seal ka omad mängud, aga no ütleme, juhend on hea, ta keskendub sellele, kuidas koolid saaksid jääda võimalikult kaua kontaktõppele. Ja eesmärk on väga lihtne. Distantsõppe ei pruugi olla kõikidele hea ja on õpilasi, kellele see väga hästi sobib, on õpilasi, kes saavad sellega hakkama, aga ka neid, kellele tekitab see ärevust, vaimseid pingeid ja meie peame siis suutma hallata kogu õpilaskonda. No ma saan aru, et suuresti jäeti koolide otsustada see, et võib-olla ma nüüd eksin, aga paranda mind, et juhul kui nii-öelda mingisugune klass näiteks peab ikkagi suures osas jääma koju, mingil põhjusel neid stsenaariumi on ju erinevaid, et siis koolil justkui ei ole kohustust tegeleda nii-öelda video või mis iganes vormis distantsõppega, aga seda võidakse teha, kui on see võimekus. Et see on nüüd nagu selline väga selline mänguline pind, eks ole? Jaa, aga see on väga mõistlik. Ehk me ei saagi panna koole selle sundolukorra ette, kus me peame tagama, et meil on üks osa õpilasi kontaktis, õpetaja peab tegelema nendega, üks osa, kes on siis kodus ja tegema veel hübriidõpet, et selles mõttes ta on õpetaja jaoks väga keeruline. Me saame sellega kõigiga hakkama, aga me saame sellega paremini hakkama, kui meil puudub selline surve, surve lapsevanemate poolt või ühiskonna poolt tervikuna, et nüüd õpetaja peab tegema kõike. Raamatud on olemas, me saame kodus kirjandust lugeda, me saame anda stuudiumi vahendusel erinevaid ülesandeid, et see iseseisva õppimise protsess on ka äärmiselt tähtis ja ma usun, et meie õpetajad ja õpilased saavad selle protsessi juhtimisega suurepäraselt hakkama. No see kogemus on ju kõigil olemas, et varasemalt ka, kui laps oli haige ja jäi koju, siis lapsevanem vaataski stuudiumist, mis õppida anti ja võib-olla siis natukene juhendas, aga ühesõnaga